Hector Lightil on häid uudiseid, et te olete uues kohas. Kuhu te olete kolinud? Hector Light on kolinud standardiruumidesse, mis asub Pärnu maantee 139C. Mis need sellised uudised Hector Lighti poolt on valgustite maailmas, et mis need võib-olla innovatiivsemad lahendused on, mida te pakute hetkel? Siia salongi olemegi me kokku pannud välja siis uudsemad lahendused ja uuemad valgustused, et lahendustest vast on kõige sellisem innovatiivsem siiani peidetud süvisvalgustid ehk siis LED-lahendused, mis siis tähendab seda, et tähtis pole niivõrd valgust ise, kuivõrd see valgus, mida ta siis välja annab. Et näiteks sellega saab tekitada erinevaid efekte lagedes seintes, et sul kumab ainult valgus, aga tegelikult ei olegi näha, kus see nagu tuleb. Mis see eelis on peidetud valguse puhul siis nähtavate valgustitega võrreldes? Eelis on see, et ta ei ole niinimetatud räige valgus, et ta on hästi hajutatud, ta on silmale sõbralik ja temaga saab väga hästi meeleolu luua. Kuid samas, kui panna piisav tugev valgusriba sinna sisse, näiteks kasutades LED-i, siis saab täiesti jätta näiteks laed puhtaks, et sul on laepind puhas, aga sul on tuba täiesti valgustatud, et sa saad teha niinimetatud nagu pettevalgust. Aga kui me räägime valgustite vormidest, kas selle koha pealt on ka uudiseid või midagi uut turule tulnud või kuhu suunas võib-olla valgustite vorm on liikumas? Valgustite vorm on endiselt liikumas ikka lihtsuse suunas, aga on juurde tekkinud sellised niinimetatud väikevormid, et väiksemad vormidega valgustid, mis on siis mõeldud riputamiseks grupeeringutega laudade kohale. Samas on ka kasutusel on suured vormid, näiteks nagu see Masiero Botero roosalühter, mis meil siin salongis ripub, mis on siis valmistatud tehismaterjalist ja näeb välja pigem nagu puit, kuid vastukaaluks sellele on hoopis hästi kerge. Laialdaselt on kasutusel pigem ikkagi lihtsad väikevormid, nagu siin nišis valge rippuv klaapvalgusti, mis on valmistatud siis taaskasutatavast savist. Taaskasutatavad materjalid on ka endiselt ikkagi hästi suur trend vist valgustites ka. Endiselt on jah see ka trendiks, et kasutatakse just kas siis savi või siis lainepappi või siis selliseid keraamikavorme ja samamoodi ka metalli ja klaasi.